Sellest viimasest küsimusest ja vastus on see, et vaimne vastupidavus tähendabki just nimelt seda, et sa tuled toime nende elu poolt sulle teele veeretatud või sinu enda valitud raskustega. Suudad nendega hakkama saada. See on vaimne vastupidavus. Ehk et see, et nagu Rocky ütles, olete näinud kindlasti seda filmi, eks ju. Et tugev ei ole mitte see, kes ei kuku, vaid see, kes tõuseb püsti. Ja mulle väga meeldib see ütlus, et ma olen olnud seal mudas mitmeid kordi. Nii isikliku elu kui tööelu läbipõlemise niisugustel tagajärgedel. Aga tugev on see, kes märkab seda ja uuesti ellu ärkab, edasi läheb. Et kui me räägime vaimsest vastupidavusest, siis see, keda nii-öelda sellised eluväljakutsed nõrgestavad, siis temal on vaja seda piltlikult selle sisemist vastupidavust ja enesejuhtimist lihtsalt õppida. See on õnneks arendatav, aga selle jaoks on vaja ühte asja. Ise otsustamist. Et sa teed selle otsuse ja ütled, et ma ei taha enam sellisel kujul edasi minna nagu siiani. Et mulle ei meeldi see kogu aeg see korduv ratas, et jälle ma olen samas kohas. See tähendab seda, et sa pead hakkama õppima, kui sa oled jõudnud juba mitmendat korda samasse kohta. Poisid, see on juba olnud, on ju. No see on märk sulle. Mitte, et ma ootaksin märke kuskilgi sealt, aga elu on ikkagi üks tervik. Ja inimene on üks tervik.